Tere taas! Mina olen jätkuvalt Heli Künnapas ja sina oled jätkuvalt sissetulekute suurendamise väljakutsel. Ja ma olen tänulik kõigile, kes te siin osalete, sest kui teie olete olemas, on see minu jaoks põhjus, et mõelda välja uusi asju ja see, et me teineteist toetame, see on ka kindlasti, mis annab mõtteid. Nii et kõigepealt tänan ka neid, kes jagasid oma mõtteid seal Facebooki grupis, sest see, kui sa loed kellegi teise mõtteid, sellest, mis mõtted temal tulevad, mis variandid temal on, siis see annab igal juhul nagu endale ka mingit uut sellist lähenemist, uut nägemust ja sellepärast, isegi kui sulle tundub, et sul pole midagi muud ja midagi uut öelda seal postituse all, siis igal juhul pane ka kirja see nii-öelda kordamine, mis sul on öelda, sest ikkagi see nagu näitab, annab kellelegi mingit julgust või aitab midagi nagu kaasa. Ma loodan, et tänaseks on sul nüüd siis kirjas need mõtted, mille jaoks sul on üldse vaja sissetulekuid suurendada, mida sa tahad teha selle lisanduva rahaga. Ja samuti ma loodan, et sa nüüd enda jaoks oled kirja pannud, mis on need teenused, mida sa oled võimeline osutama. Et nagu me jagasime ka seal grupis, neid on väga erinevaid ja kui sa ei taha ka teistega jagada, siis kirjuta kindlasti enda jaoks üles, mida sa oled võimeline tegema. Mitte ei ole küsimus selles, et mida sa täna teed või mida sinu läheduses saab teha, vaid mida sa oled võimeline tegema nendest, mida seal grupis jagati, mida mina rääkisin või siis mis sulle endale veel meelde tulevad. Nii, aga lähme edasi. Tänane teine soovitus, teine võimalus, teine variant, kuidas oma sissetulekuid suurendada on jaga ekspertarvamust. Nii, nüüd on hästi lihtne tuleva mõte, et ma ei oska midagi, ma ei tea midagi, ma ei ole ekspert mingil teemal. See, et ma olen ekspert, see on täiesti siuke sisemise hinnangu küsimus. See, mis mina praegu siin teiega teen, on jagan rahatarkust. Kas ma olen miljonär? Ei ole. Kas mul on kõik rahadega seotud teemad enda lahendatud? Ei ole. Kas mul on nii palju raha, kui mul võiks olla või nii-öelda tunnen, et nii, et nüüd on hästi, et nii-öelda finantsvabadus näiteks käes on ja, et ei ole. Aga see ei tähenda, et mul poleks mingit arvamust, mingeid teadmisi, mida kellelgi teisel vaja läheb. Ehk et isegi kui mul pole kõik need asjad tehtud, ma sellegi poolest saan jagada seda, mida mina oskan. Ja kuskil on alati keegi, kes teab sinust vähem. Keegi, kes sääsed jälle, keegi, kellel on vaja just seda teadmist, mida sina juba tead, mille sina oled läbi katsetanud, läbi proovinud, või kui sa pole isegi läbi proovinud, et sul on see teadmine, mida kellelgi teisel ei ole, sellel ühel teisel või mõnel teisel inimesel. Minu jaoks oli kirjastamine tükk aega selline teema, et ma ei julgenud öelda, et ma jagan nüüd teadmisi sel teemal. Ma olen kirjastanud ise raamatuid mingi 7-8 aastat äkki või, umbes sinna kanti on, alla 10. Ja päris palju raamatuid selle aja jooksul. Ja ikkagi nagu mulle tundus, et ma ei tea sellest. Ja praegu ka ongi teemasid, millest ma ei tea midagi. Alles hiljuti oli näiteks, tuli välja mu noorteromaan Mälestusteta suvi ja see on teine osa. Ja see pidi olema sama värvi kaanepildiga, kui oli esimene osa. Esimese osaga niigi juba läks niiviisi, et see ei tulnud selle kaanepildi värviga, millega see pidi tulema ja et siis teise püüdsime vähemalt sama värvi teha ja ei tulnud. Need on ikka mingisugune vahe sees. Ja ma tean, et ilmselt ma oleksin saanud mingit asja teha, kuskil midagi öelda, mingit asja tähele panna või teha, et need oleks tulnud sama kaanepildiga. Et ma küll ütlesin, et peaks olema, aga ikkagi ei ole, on ju. Ja ma tean, et see on tegelikult minu teadmiste taga kinni, ehk et ma ei ole nagu selline ekspert, kes teab kõiki asju. Ja sellegi poolest on minu mailbox täis kirju inimestelt, kes küsivad nõu kirjastamise kohta ja tahavad teada neid asju, mida mina juba oskan praeguseks. Ja neil on kasu sellest, kui ma jagan seda, mida ma tean, mida ma oskan. Ehk et see, et mingis valdkonnas sul on asju, mida sa ei tea, ei tähenda, et sa ei võiks olla ekspert kellegi jaoks. Nüüd, tänane ülesanne ongi, mõtle nüüd läbi need teemad, mille kohta või mis teemadel on sinu käest küsitud arvamust. Millega tullakse ja mis teemadega tullakse sinu juurde nõu küsima? Mille kohta tahetakse sinu käest teada, et kuule, ütle mulle, et kas nii on parem või teistmoodi on parem või kuule, ütle, kuidas ma seda teen. Mis on need teemad?
see ei pea isegi olema selline valdkond, et sa saaksid öelda, et näed, ma olen valdkond või selle valdkonna ekspert. Võib-olla ongi niiviisi, et sul tulebki kokku panna nii-öelda uus valdkond või võib-olla mitte päris uus valdkond, aga nagu, et igal juhul, et sellist töökohta, sellist ametinimetust ei pea olemas olema, millest sina siis ekspert oled. Vaid sa jagadki teadmisi mingitel teemadel. Et no minu jaoks näiteks ajajuhtimine on kindlasti üks teema, mille kohta tullakse minu käest küsima ja mida ma samamoodi olen õpetanud ja õpetangi praegusel ajal aeg-ajalt on. Ja ajajuhtimine, et nagu sellist ametikohta, et ajajuhtimise juhendaja, ajajuhtimise ekspert, et no ma ei tea, no igasugust ametinimetusi on võimalik on. Aga siiski ma tean, et ma olen ajajuhtimises hea, väga hea ja mitte see, et ma ei pea olema ajajuhtimises nagu maailma parim, aga ma olen parem kui paljud inimesed. Ma olen parem kui päris mitmed inimesed, juba sellest piisab, et kui sa oled parem kui päris mitmed inimesed, sest see annab juba nagu, annabki selle nii-öelda, selle koha, kus oled sina ja siis on, sina oled nagu kõrgemalt sellest, et siin on nagu sinust allpool on inimesi ja need ongi juba need, kellel oleks kasu sellest, et sina jagad oma teadmisi. Nii et mõtle nüüd välja, mis on teemad, mille kohta tullakse sinu käest küsima või kui veel ei küsita, sest sa pole öelnud, et sa tead neid või oskad neid teemasid, siis mõtle, mida sa oskad, mille kohta sa oskad arvamust avaldada. Nii et minu puhul on kindlasti näiteks sama kirjastamine, millest ma juba rääkisin, ajajuhtimine, et enesearenguga seotud erinevad teemad, kirjutamisega seotud teemad ja kindlasti ka mingid osad näiteks lastekasvatuse osast ja no igal juhul jah, neid teemasid nagu, neid teemasid on ja tihti nagu on ka see, et endale ei tundugi, et sel teemal keegi küsib mingit arvamust. Aga siis mõtle näiteks läbi, et kui sa oled mingites sotsiaalmeediagruppides, kus sa oma arvamust avaldad, kus sa kaasa räägid? Mis on need grupid, millistel teemadel on need grupid näiteks, kus sa kaasa räägid? Sest mis me seal teeme, on tihti ka, et me jagame enda ekspertarvamust. Sellist arvamust, mis on tulnud meie kogemusest ja mida meil on rohkem kui kellelgi teisel. Nii et ära lase ennast nüüd hirmutada sellest sõnast ekspert, et selle ekspertarvamuse puhul jääbki tihti nagu, et miks sellest raha ei saada või raha ei teenita sellega, see jääb selle taha, et kui sa mõtled endast nagu eksperdist, et siis kaob see juba, et ma ei ole ekspert, järelikult kõik on ja sellest teemast me ei räägi. Aga see nüüd see enesehinnangu küsimus ja enesehinnangu koht on ja, et kui sa saad sellest kohast üle, et jah, sa oled ekspert, sa oled mingitel teemadel ekspert, sest sa oled parem kui mitmed inimesed ja see juba tähendab, et sa oled nendest parem. See ei tähenda, et sa pead olema maailma parim, aga sa oled paljudest parem ja sa saad neid aidata oma teadmisega. Nüüd see, kuidas selle eest raha küsida, kui palju küsida, see on nagu juba järgmine teema ja see on nüüd järgmine, kuhu tihtilugu me ka takerdume, et okei, ma tean, et ma olen nagu mingil alal ekspert, aga siis kui palju ma sellest peaks raha küsima, kuidas, mille eest. Mina olen endale kirjastamise suhtes näiteks juba selgeks mõelnud, et see asjad lähevad juba päris hulluks siin. Et olen selgeks mõelnud selle, et näiteks kui tahetakse minuga kohtuda, siis ongi mingi tunni hind ja ma teengi kas Zoomi kõne või siis telefonikõne või siis kohtume ja mul on tunni hind, mille jooksul ma siis nagu jagan enda teadmisi ja nii ongi. Või siis näiteks panen praegu kokku e-raamatut kirjastamise teemal ja siis saab nagu selle osta mingil hetkel. Või siis ma olen juba kirjutanud praeguseks raamatu, et kuidas, see pole kirjastamise kohta, aga kirjutamise kohta, et 30 sammu raamatu kirjutamiseks, midagi siukest. 30 sammu, kuidas kirjutada romaani. Siis, ehk siis, et siis saabki nagu sellest raamatust võtta ja seal mina jagan enda ekspertarvamust. Või siis näiteks on mul raamat 30 sammu laenuvaba eluni. Jällegi, nagu ma alustasin seda videot täna, et ma ei ole nagu rahatarkuse ekspert kõigiga võrreldes, kõigi mingi profidega täiesti, ma ei tea, mis tippudega võrreldes, aga ma tean rohkem kui päris paljud, sest selle raamatu 30 sammu laenuvaba eluni on läbi käinud jällegi omakorda väga professionaalsed inimesed, kes on öelnud, et seal on väga õiged ja head sammud, mida laenuvaba eluni jõudmiseks kasutada ja et kui neid täita, tõepoolest need aitavad. Ja ongi see jällegi, et ma olen
mul oli neid teadmisi rohkem kui paljudel inimestel, aga ma ei olnud nagu kõigist kõige parem. Ma julgesin selle raamatu ikkagi kokku panna, kuigi ma polnud kõigist kõige parem ja see on praeguseks tänaseks päevaks väga paljusid juba aidanud. Et kuna seal on töövihik ka juures ja saab kohe nagu neid harjutusi teha, siis tõesti see on nagu selline, mis praktiliselt kohe aitab inimesi selle laenuvaba eluni ja aitab neid samme nagu käia. Nii et taaskord, leia nüüd see, mida sina tead rohkem kui teised. Mitte sa ei pea olema maailma parim, aga leia, milles sa oled parem kui päris paljud inimesed. Ja muidugi siin on ka see variant nüüd, et kui sa tunned, et sa oled parem, aga sa tahaks veel parem olla, siis palun väga hakka õppima selle kohta veel juurde. Et kui sa tunned, et see on mingi valdkond, milleks sa tahad tegeleda ja tahaksid olla veel suurem ekspert, teada veel rohkem, siis õpi praegusel ajal YouTube, videod olemas, raamatud, kõigi asjade kohta materjali, koolitused, et juba see tasuta materjali, mis on sul igal kellaajal kodus kättesaadav, on nii palju. Nii et siis, kui sa ei ole veel nii hea ekspert mingil teemal, kui sa arvad, et sa võiks olla, siis tee nii, et sa oleksid. Täienda ennast, leia võimalusi ennast paremaks teha. Siin on nüüd kõik tänaseks, piisavalt palju juba sain nagu seda teemat edasi kerida, sellest võiks veel edasi rääkida, nagu te aru saate, kõik teemad on millegiga mõne järgmise sammuga või mingi muu teemaga seotud, aga täna võta see üks ülesanne jälle, et pane kirja, milles sa oled ekspert. Aitäh sulle ja kohtumiseni homme, tšau!